Tere kõigile, rõõm kohtuda veebiseminaril, kuidas siis AI-d loodusainetes kasutada. Mina olen Ingrid Maadvere, töötan Gustav Adolfi gümnaasiumis haridustehnoloogina ja tegelikult ma ütleks, et see veebiseminar on nagu kolmas veebiseminar, kus me proovime selle tehisintellekti teema tuua siis nagu rohkem ainepõhiseks, et kevadel sai tehtud humanitaarainete jaoks ja reaalainete jaoks just matemaatika vaatega. Aga sel korral õnnestus mul siis ära meelitada üks tõeline guru tehnoloogia alal ja kes, no vot, ma ei teagi, kas AI armastaja või mitte, Katrin Soika, kes on meie koolis keemiaõpetaja, aga sa oled natuke rohkem, nii et tutvusta ennast ka. Tere, mina olen Katrin Soika ja ma olen Gustav Adolfi gümnaasiumis keemia ja loodusõpetuse õpetaja, aga tegelikult ma olen veel Tallinna Ülikoolis keemiadidaktik ja võtsin enda juhtida ka Tallinna keemiaõpetajate aineühendused, nii et mul on väga mitu sellist valdkonda. Ja mul on alati hea meel Ingridiga koostööd teha. Ja meie lemmikkoht on alati, kui me arvutiklassis koos oleme ja testime uusi vahendeid, nii et selles mõttes me oleme mõlemad sellised, ütleme jah, kellele meeldibki katsetada ja vaadata, muidugi kahelda alati, et me kõike just niimoodi hurraaga vastu ei võta. Aga täna on plaan siis selline, et me räägime nagu kahest poolest. Et Katrin toob siis näiteid, mida ta siis päriselt on teinud, mida ta on katsetanud, kuhu ta on jõudnud, räägib oma ämbritest ja kõigest muust. Ja siis mina võtan pärast veel lõpus kokku selle nagu haridustehnoloogi pilgu läbi, et võib-olla näitan mõnda vahendit, räägin mõnest mõttest veel ja mida mulle veel tegelikult alati meeldib veebiseminaridel teha. Nii, siin on veel üks slaid, et me oleme Gustav Adolfi gümnaasiumist, kooli logo ka. Et mulle meeldib tegelikult selline asi, et me võiksime ka natukene tuttavaks saada ja ma tean, et teinekord on niimoodi, et te olete, nii ma lähen korra oma esitlusest välja, et te olete nagu veebiseminaril ja siis te tunnete, et te tahate nii hirmsasti kaasa rääkida. Ja vot selle tõttu ma olen alati siis kasutanud ka sellist Voogläppi, kus teie saaksite siis ka kaasa rääkida. Sinna saab QR-koodiga, aga ma arvan, et mugavam on see, kui ma panen teile chatti lingi. Nii, ja te saate siis selle lingiga minna kohe nende küsimuste juurde. Et me teame ka, kellega me siis täna siin siis kohtume, et ma näen juba 3-4 tulete juba ilusti sisse ja esimene küsimus on üldse selline, et kes te siis üldse olete, eks ole, et mis aineõpetaja te olete või ei olegi äkki õpetaja. Nii et nüüd te peaksite saama siis kirjutada. Ja siis vaatame, ega loodusainete õpetajad on alati sellised, kes õpetavad mitut ainet, eks ole. Nii et näete, nüüd tuleb siin väga palju erinevaid asju vaadata, inglise keel ja nii edasi. Ja rõõm on näha siis väga palju erinevate ainete õpetajaid. Panen teile ette juba järgmise küsimuse. Võtan korra vastused maha siit ka, et mis see teie seos üldse on tehisintellektiga? Et kuigi tundub, et ta on olemas meil juba siin päris pikalt, siis endiselt me teinekord oleme näinud, kus võib-olla paljud ei olegi seda väga palju kasutanud. Nii et siin on ka siis sellised vastuste variandid, et jah, te kasutate seda iga päev või vastavalt vajadusele või olete paar korda proovinud või ei ole kasutanud või ei saa üldse aru, mis asi see on. Nii, mis sa, Katrin, arvad, mis vastus siin kõige rohkem tuleb? No ma ikkagi panustan, et jah, ma olen kasutanud, jääb domineerima, sellepärast, et neid tehisintellekti kasutamisvaldkondi on nii palju, mõnikord ma isegi ei tea, et ma kasutan tehisintellekti. Jah, vot see on ka nüüd hea point, ma nüüd näitan, vaatame, kes meil siis täna kuulajad on. No nii, vot ma ütlen, et nüüd võrreldes kevadega see, et jah, kasutan iga päev, see on nüüd tõesti selline uus asi, et tundub, et ta on muutunud siis selliseks, ütleme, väga oluliseks tööriistaks. Ja neid, kes ei ole kasutanud, neid ei ole. Nii, aga nüüd järgmine küsimus on tegelikult seotud õpilastega. Ja vot, kui me õpetajatena võib-olla isegi kasutame, siis mul on tunne, et õpilaste puhul me laseme natuke neil nagu töötada põranda all.
et noh, me loodame, et ju nad siis ei kasuta, noh, natuke aimame, et kasutavad ja siin on tegelikult õpetajal ka hästi suur roll rääkida sellest tehisintellektist ja selle kasutamisest. Nii et siin on siis sellised vastuse variandid, et jah, olen andnud ka TI kasutamisega seotud ülesandeid, see tähendab, õpilane on pidanud kasutama või siis jah, olen rääkinud, kuidas võiks kasutada või jah, olen öelnud, et TI-d võib kasutada, kui mõni küsib või ei oska öelda. Nii, Katrin, kuidas sinuga on, kui sina peaks vastama, kuidas sa vastaks? No mina paneks ikkagi jah, ma olen ütelnud, muidugi mitte siis, kui ma tahan teadmisi kontrollida, aga õppimise faasis ma olen ütelnud, et te võite kasutada, aga ma tavaliselt toonitan ka ühte asja veel. Noh, mida sa toonitad siis? Ma toonitan, et ole ikka tähelepanelik ja kontrolli. Ahaa, ja. Nii, vaatame, kuidas meie kuulajatega on. Näete, üle poolte kuulajatest on rääkinud, kuidas võiks TI-d kasutada, mis on väga oluline. Ja siis osad on andnud ka juba ülesandeid sellega seoses ja osad on andnud nagu loa. Nii et, ja siis on meil üks ei ka veel, nii et võib-olla tema saab täna mõtte, kuidas siis seda teha. Ja siis keskkondade osas ka, et tegelikult on ju selle tehisintellekti või siis AI või kuidas me seda kutsuda tahame, puhul hästi palju erinevaid keskkondi. Ja siin on nagu mõnes mõttes kaalukausil võib olla see, et kas ma kasutan nüüd rohkem mingisuguseid juturoboteid, näete, ChatGPT tuli kohe ära, eks ole, või olen ma hoopis see inimene, kelle me meeldib tohutult igasuguseid erinevaid vahendeid kasutada ja tööriistu, et kas siis kuhu suunda ma lähen. Nii, Katrin, kuhu sina lähed, et kas sinu sõber on ChatGPT või on sul igasugused Misoud ja Magic Schoolid ja muud asjad? Ei, mul ikka see chat on kogu aeg seal arvutiekraani kusagil üleval on lahti, et ta mul hetkel on sagedasti kasutatav, aga ma arvan, et põhjus on ka selles, et nüüd, kui on see tasuline mulle saadav, eks ju, siis ma kasutan teda rohkem kui eelmisel aastal, kui ta ei olnud mulle saadav. Väga hea. Kusjuures ärge nüüd muretsege, kui te ei jõua siit nende slaidide pealt kõiki neid keskkondi kohe enda jaoks kirja panna. Siis tegelikult teen pildi sellest slaidist ja te saate pärast siis slaidide pealt vaadata, et mis need keskkonnad on, et kui te vaatate mõnda, oi, ma ei ole kuulnud. Ja nüüd ma panen ühe sellise küsimuse, mis jääb siia teie ette selleks ajaks, kui see veebiseminar toimub. Ja me tuleme veebiseminari lõpus siia tagasi. Ja selle küsimuse mõte on nüüd natukene kirjutada, et kuidas te olete AI-d oma töös kasutanud, et võib-olla mingi selline nipp või mõte, mida te tahaksite siin nüüd kuulajatega jagada. Aga ma praegu lõpetan siin jagamise ära. Annan selle jagamise õiguse Katrinile, et tema saaks siis nüüd natukene rääkida sellest, kuidas tema õpetajana kasutab ja need, kes meil kuulamas on, olge head, kasutage teie chati ja pange oma mikrofon kinni, sest et see natukene kostab meile sisse, et praegu kellelgi Jana siin jälgib ka ja paneb mikrofone kinni, aga siis on teistel mugavam kuulata. Nii, aga mina siis avan enda mikrofoni. Mul on hea meel, et ma saan nüüd ka veidikene rohkem rääkida. Kui Ingrid mulle ütles, et teeks seda koos, siis ma mõtlesin, et kas mul on tegelikult piisavalt infot, kuigi ma kõigepealt küsisin Ingridilt, et kas me lähme teeme Tallinna keemiaõpetajatele, et seal oli mul selline hea kodune turvatunne. Tahaks jagada siis, millega ma olen chatiga kokku puutunud. Mulle meeldib tegelikult chati kasutada ja üldse tehisintellekti. Mulle meeldib tehisintellekti kasutada selleks, kui mul ideed saavad otsa või mul ideed tunduvad, et ma olen neid aastaid kasutanud, tahaks saada midagi uut. Ja täna enne, kui mu päev jõudis siis praeguse kohtumiseni, ma mõtlesin, et tegelikult tänasel päeval mängis tehisintellekt minu tundide ettevalmistamisel päris suurt rolli, sest et mul oli üks uus aine, materjali ja füüsikaline keemia ja juhtus nii, et ma leidsin pargist huvitavaid pähkleid ja siis ma mõtlesin, et ma tahaks seda ära kasutada ja ma ei osanud, õigemini ma tegelikult ei vaevunudki enam midagi muud tegema, kui ma läksin siis tehisintellektilt nõu küsima, et kas nende pähklitega saaks teha midagi, kus on keemiline tagapõhi ja mida ta soovitab teha. Nii et ma korra hüppan järgmisele slaidile, kui ma siit saan.
Nii, järgmine slaid on siis selline, et siin on näha need korjatud pähklid, me saime teha temast tinti, me saime vaadata tema keemilist koostist ja natukene ka ajalugu. Nii et ilma tehisintellektita ma arvan, et ma ei oleks korjanud tänaseks tunniks nii palju infot kokku, et ma oleksin selle praktilise tegevuse ilusasti läbi viinud. Nii et jah, ideede genereerimise juures mul on tehisintellekt hästi suureks abiks, aga nii nagu Ingridile enne ütlesin, siis ma olen veidi veel umbusklik, sest et ma olen näinud, kus ta ei ole teinud enda tööd nii hästi, kui ma oleksin soovinud. Et ta on veel selline, kuidas ma ütlen, ta ei ole veel päris välja arenenud, ta on minu jaoks arenemisjärgus, et keemiaõpetajana ma pean alati kontrollima teda. Kui ma teen ise mingisuguseid ülesandeid, eriti just selliseid keerukamaid ülesandeid, siis ma tihti lasen ta tehisintellekti keskkonnast läbi. Ma vaatan, kuidas tehisintellekt lahendaks. Ma ei võta seda puhta kullana, kui ta vastus erineb minu omast, aga kui ta vastus minu omast ei erine, siis arvatavasti ma olen lahendanud või koostanud selle ülesande korrektselt. Ja muidugi hästi oluline, mulle on erinevad sellised visuaalid. Näiteks, kui ma olen teinud õpilastele mängukaarte, et elektrofiili ja nukleofiili, ma ei tahtnud lihtsalt panna mingisuguseid sümboleid, aga siis proovisin kirjeldada tehisintellektile, millisena ma neid ette kujutan, et saaks sellise lustakama ja natukene võib-olla õppimist motiveerivama tegevuse. Ja sellel aastal lisaks siis nendele pähklitele võtsin endale septembris eesmärgi. Ma võtsin sellise eesmärgi, et ma pidin olema korraga 2 kohas. Ma pidin olema ühel koosolekul, ma pidin olema 10. klassi või G1 keemiatunnis. Ja kuna oli töövihiku ülesande täitmine, siis ma otsustasin, et seekord ma annan õpilastele ülesande, et sa täidad töövihikut. Teema on küll kordav, aga paljud neist ei mäletanud ja abimaterjalina sai kasuta ei pinginaabrit ega õpikut, vaid kasutad tehisintellekti ja vastad pärast minu küsimustele. Ja... Nii, kuule Katrin, üks väike märkus, et sinu... Väga põnev. Nii, andsin ka õpilastele küsimused, millele ootasin vastuseid. Et esimese küsimusena soovisin siis saada teada, millist tehisintellekti nad kasutavad. Ja nii nagu tegelikult meie vastustest, õpetajate vastustest ilmnes, et ChatGPT on see, mida nad kõige rohkem kasutavad. Ma ei olnud õpetajana kunagi enda õpilaste käest küsinud, et miks kasutatakse tehisintellekti ja millal kasutatakse ja kas nad teavad, kuidas kasutada. Ja kui nad vastasid, siis mul tegelikult oli hea meel, sellepärast et nende vastused olid väga asjalikud ja kui nad põhjendasid, et millist tehisintellekti nad enda abilisena kasutavad, siis ja miks, siis nad tõid välja erinevaid nüansse, et nad on harjunud seda kasutama, et kas see on tasuta, ta on suhteliselt tuntud ja kui ma küsisin, et millistele keemiaalastele küsimustele sa oled tavaliselt tehisintellekti abil abi otsinud, see oli mulle natukene üllatav, et need ei ole protsent, vaid see on õpilaste arv, kuna klassis on üle 30 õpilased, siis 10 on ju ligi kolmandik ütles, et nad ei ole keemiaalastele küsimustele vastates tehisintellekti abi kasutanud. See oli natukene, mis pani mind mõtlema, et huvitav, kas nad nüüd lihtsalt mulle väidavad seda või on see päriselt ka taoliselt. Aga muidu arvutusülesanded, reaktsioonivõrrandid ja muidugi see teooria ja selgitused. Ja tahtsin teada, et kui nemad hindavad, et kuidas neile tundub, et kas nad alati saavad sellised vastused, mis on korrektsed ja mis toetavad siis nende õppimist ja selle üle oli mul ka hea meel. Nad tõdesid, et mitte alati nad ei saa õigeid vastuseid. Et nad saavad vastused, aga nad on teadlikud sellest, et nad peavad üle kontrollima, kas see vastus on siis korrektne või see vastus siis korrektne ei ole. Ja vaatame edasi. Kuidas nad ise leiavad, et võiks seda tehisintellekti keemiatunnis kasutada, et nad arvavad, et eelkõige võiks kasutada seda erinevate selgituste
väljatoomiseks, et selgitada, mõtestada ja selle üle on mul hea meel, sest et minu kogemus ütleb, et kui ma tehisintellekti keemiaõpetajana kasutan, siis tihti jääbki tema probleem sinna, et ta ei oska koostada mulle erinevaid struktuure või eksib mõne reaktsioonivõrrandi koostamisel. Nii et antud vastuse üle oli mul ka siis väga hea meel. Nii et õpilased väärtustavad tehisintellekti, pigem toetaja kui vastuste genereerijana. Ma ei oska öelda, kas sellest on nii palju praegu meedias räägitud, et tehisintellekti korral sa pead olema, eks ju, mõtlema kogu aeg, kuidas sa õpid sellest, et sa ei pea sealt ainult vastuseid võtma, vaid ka mõtestama. Ja mul oli tõesti selle teise punkti üle ka hea meel, et nad mõistsid, et tehisintellekt võib eksida. Ja siis, et on oluline see, et nad kontrolliksid ja vaataksid, aga nüüd läheme selle põnevama poole. See on siis see, mida nad tehisintellekti abil tegid. Neil olid töövihiku ülesanded ja ma palusin, et nad paneksid mulle ka vastused nendest töövihiku ülesannetest. Ja nad siis olid ise, eks ju, tegutsenud. Ja kui me näeme, siis tegelikult struktuurivalemid on just see koht, millega tehisintellekt keemia teadmise edasiandmisel väga suurel määral eksib. Et ma olen proovinud teda mõnel korral ka harida, aga mul veel see väga hästi ei ole õnnestunud. Ja seda tõid õpilased ka ise välja, sest et mõned said aru enda eksimusest, kutsusid mind, et õpetaja vaata, mis ta mulle sinna selleks struktuuriks annab, aga mõned siis ei jõudnud ise nende eksimusteni, vaid alles siis, kui ma välja tõin, et palun kontrolli nüüd üle, kas kõik haad on olemas, eks ju, kas kõik sidemed on olemas. Et see on siis minu jaoks väga oluline info. Ja nad tegelikult tehisintellekti abil ei pruugi alati ka korrektseid valemeid iseseisvalt siis mõista, et kuhu midagi peaks minema, kui vaatame, siis see alus on sattunud siia soolade hulka, eks ju, et me peame, kui me õpetajana tahame, et nad seda tehisintellekti kasutaksid, et siis peame pidevalt toonitama kontrolli, vaata, mõtle. Nii. Ja siis minu nendest vestlustest, mul on, nii nagu ma enne ütlesin, et see ChatGPT on pidevalt arvutiekraanil lahti, siis ma vahel vihastan ta peale, sest et ta kasutab mõnda terminit nii, nagu ta ei ole eesti keelepärane. Küsisin talt ükskord, et miks sa teed nii, et kirjutad mulle vahel keemia, vahel kirjutad kemia, siis sa kirjutad mulle bromiin, kuigi sellist ei ole ja siis ta selgitas, näed, ma kasutan teda juba isikuliselt, eks ju, seda tegelikult ei tohiks teha, et mulle tuli sealt vastuseks, et ma vahepeal mõtlen soome keele peale, kui ma neid vastuseid annan, siis mul vahepeal lähevad eestikeelsed ja ingliskeelsed terminid segamini, eriti just keemiaalaselt, sellepärast et eestikeelset keemiaalast teksti on vähe. Nii et see on üks keemiaõpetaja ohukoht. Isegi, me ütleme õpilasele ära struktuure vaata, eks ju, ära vaata seda, mida ta teeb, otsi kusagilt mujalt infot. Aga kui ta hakkab kasutama ka termineid, mida meie tunnis ei kasuta, siis me ei pruugi üksteist keemiaalaselt enam varsti mõista. Ja seda me võiksime siis rõhutada, et kui sa otsid tehisintellektist abi, siis mina tunnis ootan seda, et sa kasutaksid korrektset eestikeelset ainealast sõnavara. Et siin on ainult mõned sellised näited, kõik ei ole ka valed, eks ju, et me võime kasutada mõnikord atsiid, näiteks kui tahame, aga üldiselt me seda Eesti kontekstis ei tee. Me ei ütle skeem, vaid me ütleme reaktsioonivõrrand, eks ju, sest et need on erinevad. Broom miinus ei ole bromiin. Ja nii edasi. Olen paaril korral ka teisendamise ülesannetest kohanud eksimusi, et näiteks pannud enda valmiva töö tehisintellekti keskkonda, et palun kontrolli, kas kõik on tehtav ja vaatan, et ta teisendab hoopis teistmoodi, et mõnel korral olen ka sellist eksimust märganud. Siin ma näitan ühte veel sellist huvitavat, et palusin tal teha siis saaduse, need olid erinevad, üks oli Gemini ja üks oli ChatGPT, et saadusaine struktuur, mis tekib fenooli ja broomi reageerimisel. Tavaliselt on, ja ma just tahtsin seda 3 asendust, kus peaks minema broom 3 süsiniku juurde ja ma proovisin õpetada seda tehisintellekti, aga see ei õnnestunud minul, et ei läinud sugugi paremaks see struktuur, et ta võis mulle kirjutada sõnaliselt, kus nad võiksid paikneda, aga struktuuri valemiga jäi ta siis ka sellel korral hätta. Või näiteks, kui te tahate mingisuguseid pilte,
et siis ka neid peab alati väga hoolega üle vaatama, kas protsenti või anoodi, katoodi, et ta ei kajasta seda korrektselt. Ja siin ma olen ainedidaktikuna ülikoolis märganud, et kui üliõpilastele ei pööra tähelepanu sellele, et chat võib teha sulle valmis esitluse, aga sina pead kontrollima ainealast korrektsust, siis nad alguses ei pruugi seda teha, et chat võib teha väga ilusa visuaaliga esitluse, aga keemia ainepõhiselt korrektset esitlust ma ei ole veel näinud, aga eks nad arenevad iga päevaga. Nii et võib-olla ma peaks uuesti proovima, et võib-olla mingisugune lihtsam esitlus tuleks siis ka täiesti korrektselt. Noh, ja siin mõned sellised pildid veel, et ma olen palunud tal erinevaid pilte otsida, retsepte otsida. Ja siis ma ei ole vahel mõistnud, et kuidas ta selgitab. Näiteks palusin ühte treppi, kus oleks täpselt 11 astet ja siis ta seletab mulle, et siin on trepp, kus on nähtavad numbrid 1–11. Võib-olla ma sõnastasin enda selle prompti valesti, et ta ei mõistnud seda minu otsingu sisu, et ka see on väga oluline, et ma annaksin talle sisendi korrektselt. Kui mina annan sisendi nii, et see on mitmeti mõistetav, siis tema ei saagi mulle korrektset vastust otsida. Ja siit mõtlesin, et panen ühe lingi veel, et kui õpetaja koolituses soovitatakse ka pöörata üha suuremat tähelepanu tehisintellekti kasutamisele, et siis on juba tulnud ka mõned artiklid, mis siis rõhutavad seda, et lihtsustab õpetajal sellist info otsimist ja loovust, aga samas on oht ja oht on see, et ei pruugi olla ainealaselt kõik korrektne. Näiteks see nõuab tugevat ainealast kontrolli ja algajal õpetajal võib olla see väga problemaatiline. Ta ei ole aines veel kindel, ta usaldab tehisintellekti, läheb sellega tundi ja tund tegelikult ei ole ainealaselt efektiivne, võib tekitada pigem väärarusaamasid. Et need on need, mis siis uuringud on sellise ohukohana välja toonud. Ja muidugi ebavõrdne ligipääs tehisintellekti vahenditele. Et eks ka meil on ju niimoodi, et gümnaasiumiõpetajatel praegu mitmes koolis on võimalus saada seda tasulist chat GPT-d, aga näiteks põhikooli õpetajatel ei ole võimalus. Ka siit tuleb väike ebavõrdsus ja kõik ei saa rakendada siis ühesuguseid meetodeid üle Eesti või mulle näiteks sellega ma ei nõustu, et oht vähendada õpetajate sõltumatut planeerimist, sest et tegelikult õpetaja kui see, kes juhib õpiprotsessi, tema ei saa kunagi ju anda ohjasid käest ära tehisintellektile. Tema saab tehisintellektilt nõu küsida, saada väga head nõu, kuidas näiteks pähklitest tinti saada, aga see ei tähenda, et tehisintellekt ütleks mulle kõik ette, mida ma pean tegema. Et õpetaja roll arvatavasti praegu ongi see, et tal on nii palju võimalusi, rohkem võimalusi info otsimiseks ja uute põnevate loovate ideede saamiseks, aga tal peab olema väga kriitiline ja ta peab seda infot pidevalt analüüsima läbi, et seda efektiivselt enda tunnis siis ära kasutada. Ja üks selline tore mõte veel, et meil oli üks õpetajate kogunemine ja siis tekkis mõte, et me tahaks teha laulu. Mulle väga meeldib laulda, aga ma ei oska laule kirjutada. Ja mis arvad, Ingrid, kas ma panen ühe laulu korra siit tööle? Vaatame, kas ta läheb. Ma panen lingi äkki chatti, siis nad saavad ka kuulata. Okei, teeme jah niimoodi, et võtta näiteks labori vahendid, et see oli mulle paari nädala tagune selline huvitav väljakutse, sest et mulle väga meeldib tundides kasutada laule. Nad on kõik ingliskeelsed, mida ma kasutan, sest et eestikeelseid selliseid kaasahaaravaid laule ma ei ole veel leidnud, et on toredaid videoid, kus on võib-olla visuaali rohkem, aga sellist laululist konteksti ei ole olnud. Ja siis ma proovisingi, et kui kiiresti mul õnnestub teha mõni laul. Ja peaks ütlema, et tegelikult see oli minu jaoks keemiaõpetajana väga suur üllatus, et ta lõi mitmeid kaasahaaravaid viise, muidugi sõltus jälle, kuidas ma kirjutasin talle, eks ju, et mida ma soovin ja sõnade loomine, see sõltub ka, sa võid tehisintellekti kasutada, aga siis pead jälle kõik kriitiliselt üle vaatama. Aga laulude selline valmistamine ja kasutamine minu arust päris põnev. Muidugi siin tuleb ka mängu see, et kas sa kasutad vabavaralist
või tasulist, eks ju, seda tarkvara, et mina olen siin praegu vabavaralisega proovinud toimetada. Nii, Ingrid, kas sa oled valmis jätkama? Jaa, olen. Nii, põnevad näited on nüüd ära ja Katrin on meil siin rahulikult edasi, nii et ta saab kõiki edasi ka kommenteerida, mis siin toimub. Aga ma võtan nüüd jagamise jälle üle ja ütlesin, et natuke võib-olla siis haridustehnoloogi pilguga ka sellele vaadata. Et üks asi, mulle meeldib ka väga palju mõelda sellisest, ütleme, mis on nagu selline mõtteviisi muutus ja mida see üldse tegelikult tähendab. Et kui me räägime, eks ole, sellest loovast tehisintellektist, siis see tähendab seda, et neid selliseid igasuguseid pilte ja videoid ja kirjatükke tuleb nii tohutult juurde, nii nagu on. Ma ei tea, Katrin, kaua sa seda laulu lõid siis, eks ole, mis oli 5 minutit või no, laulu sõnu ma tegelikult lõin natuke kauem, sest ma tahtsin, et seal oleks mingisugune sisu, aga laulu loomine muusikana, ta võttis väga vähe aega ja. No just, eks. Ja sa olid põhjalik, aga tegelikult, eks ole, mida see siis tähendab, et enne kui see loov tehisintellekt tuli, siis see tähendas, et foto, mida sa nägid, et keegi on kuskil käinud ja midagi teinud, eks. Nüüd me enam seda ei saa öelda või et kui näiteks keegi loen mingit postitust, siis tegelikult see postitus näitab seda, et keegi on nagu mõelnud ja mingid asjad kirja pannud. Ja nüüd on hakanud juhtuma ka see, ma arvan, et kui te ka käite Facebookis ringi või kusagil mujal, siis te märkate seda, et tegelikult nii, Merjele paned Katrin laululingi ja ta tahtis aatomi-ehitusest ka saada. Et chati, ütlen juba ette, et selle esitluse pärast paneme video alla ka, nii et YouTube'is saab ka. Aga ühesõnaga, et tegelikult need sisu tootmisele, kõik need kulud üsna palju vähenevad ja internet saab üsna varsti täis asju, mis ei ole üldse inimese loodud. Ja see on küsimus, et mis väärtus sellel sisul üldse on, eks ole. Et te kusagil scrollite mõnes sellises sotsiaalmeediakanalis ja siis tegelikult avastate juba ise, et vaatate, et aga pildid on kõik juba AI tehtud, sest siis ei ole ju autoriõigusega midagi nii suuresti viga ja tekstid muutuvad aina selliseks üheülbalisemaks. Nii et ma ei tea, kaua me seal internetis üldse varsti käime. Et kui AI võtab üle, hakkab ise looma, ise tegema seal, et me lihtsalt ütleme ja läheme. Aga sellised nagu mõttemängud meie seas peaks olema. Samas jälle, kui me räägime kooli kontekstis, siis suvel ma lugesin väga palju erinevaid raporteid ja uuringuid ja mis selle kohta on tehtud. Nüüd sügisel olen jätkanud sellega, siis seal hästi palju rõhutatakse nüüd seda ka, mida Katrin ka ütles, et see hariduslik ebavõrdsus suureneb, kui me jätame tegutsemata. Et siis siin UK haridusstandardite ameti raport ütleb, eks ole, et õppeasutused peavad AI kasutusele võtma ja risk ei ole tehnoloogias, vaid tegevusetuses. Nii et kui te nagu mõnes mõttes natuke kardate, et issand, mis nüüd saab, et ma pigem ootan niikaua, kui on öeldud, kuidas see asi toimib, siis me peame natukene riskima seal, eks ole, et me peame katsetama ja vaatama. Ja teine, mis siin kõrval on nüüd teine selline kokkuvõte, räägib siis sellest, et just see, et see haridussüsteem juba praegu on ebavõrdne ja kui meil on koole, kus kasutatakse ja kus ei kasutata, siis see loob seda veel juurde. Et see, kes on siis laisk, saab veel laisemaks minna ja kes on tubli, see saab veel tublimaks. Kuigi nüüd diihüppe raames selle tasulise ChatGPT konto said gümnaasiumiõpetajad, siis mina oma koolis olen isegi läinud rohkem selle Gemini ja Google'i asjade peale ja ma ei ütleks, et need nii palju nüüd siin viletsamad või kehvemad on, aga ma ei ole ka muidugi loodusainete õpetaja, eks ole, et ma neid sidemeid seal taga ei hakka ajama, aga ma ei teagi, Katrin, on sul teiste juturobotitega, kui nüüd näiteks sina peaks ütlema sinu lemmik praegu, ma tean, et sa oled katsetanud teisi ka. Mulle tegelikult eelmine aasta meeldis hästi Claude, aga ma olen ta unarusse jätnud, ma olen ta unustanud, sellepärast et see on mul, eks ju, tasuline oleks see Claude, et see tasuta ma saan väga vähe küsida ja kuna ma ChatGPT-l saan väga palju küsida, siis ma kahjuks nüüd eelistan teda, et ma ei ole valinud. Ma siis selleks septembri koolituseks kasutasin tegelikult ka Claude'i, proovisin lasta neid keemilisi sidemeid teha ja Gemini'd samamoodi. Nad ei olnud sugugi paremad selles valdkonnas veel. Nii et jah, aga kõik arenevad.
ja siis Walmarti asutaja, Waltoni perekond, neil on ka sihtasutus, mis on päris suur ja päris palju rahastab. Nemad tegid endal uuringu ja nemad uurisid just seda poolt, et mis puudutab siis selle aja kokkuhoidu ja tegelikult vot, kui öeldakse, et õpetajatel aega ei ole, siis tegelikult selle tehisintellekti tark kasutamine lõppkokkuvõttes peaks tooma nagu seda kasutegurit. Katrin, kas sina suudad tänu sellele oma aega kokku hoida? nii, vaata ikka see pilt on ju, kui ma oleks kamminud läbi, no kõigepealt, et kui ma need pähklid leidsin, kui ma oleks hakanud ükshaaval neid otsima, kui meil ei oleks tehisintellekti, mille abil seda teha, ma ei tea, kas ma oleks see aasta jõudnud üldse selle tööni, aga ma sain väga kiirelt infot, aga ma ütlen, et ma ikka kontrollin seda, sest et ma ei usalda seda. Või näiteks, kui olid need õpilaste graafikud, siis nad vastasid mulle arvutis ja ma mõtlesin, et ma seekord siis, kuna ma teen tehisintellekti abil seda ettekannet, et ma lasen tehisintellektil analüüsida, aga ma kontrollin pärast ise järgi, kas ma oleksin samamoodi analüüsinud ja ma olin tegelikult üllatunud, et ta aitas mul vaba vastuselist teksti väga hästi jaotada, eks ju, me paneme klastritesse, vaatame sarnaseid, ta aitas väga hea analüüsi teha ja väga kiiresti. Nii et minu jaoks ta on olnud tõesti abiline, aga ma kahtlen ja kontrollin ja ise kaotan tänu sellele enda aega. No vaatame, aga niimoodi uuringud praegu väidavad, et ka kvaliteeti väidavad, et tõstab ja nii edasi. Nii et praegu nii on. Nüüd üks asi, mida ma veel tegelikult soovitan ja võib-olla te võite ka panna sinna Wooglapi või chati kirja, et kust teie oma infot üldse saate ja otsite. Et mina haridustehnoloogina, mul on Facebooki grupid, mis ma olen välja valinud, et mis on minu jaoks siis nagu sellised, mida ma siis üritan ikkagi kogu aeg jälgida. Et aeg-ajalt lähen sinna vaatama, sellepärast et et kui ma võtangi, siin ongi näiteks AI tools for teachers, siis ma saan siit üsna palju, sellepärast et siin nagu sellised tavalised õpetajad vastavad ja kirjutavad, mõnikord muidugi keegi siin hakkab jälle mõnes mõttes mingeid keskkondi reklaamima, aga ta näitab seda pilti päris hästi. Ja teised asjad, ma ei teagi, Katrin, see teine link oli see, mida sa tahtsid vist ka kiita või? Et see teine on see RSC, Royal Society of Chemistry, et ma Tallinna keemiaõpetajatele hästi seda keskkonda kiitsin ja enda üliõpilastele ka, kellega ma olen koos töötanud, sellepärast et sa ei saa siit keskkonnast ainult tehisintellektile häid mõtteid, eks ju, kuidas kasutada, vaid seal on mitmesugused laboritööde juhendid, demonstratsioonkatsed või mingid printsiibid. Ta on küll ingliskeelne, aga kui on tehisintellekt, siis seda paremini sa saad ka tõlkimiseks teda ära kasutada, et see tõlkimisprotsess on ka üsna kiire. Siin on muidugi see, et kui sa ei ole, ma olen endale konto teinud sinna, see on tasuta konto, muidu sa puutud probleemiga kokku, et sa ei saa kuus väga piiramatult seda keskkonda kasutada. Mõned on sellised aktiivsed ja vabad materjalid, aga mõned on siis natukene varjatud, et sa pead ennast veidi neile avama, et kust riigist, eks ju, mis kooliastmest, kes sa oled hariduse poolelt, miks sa tahad seda kasutada ja siis on sul rohkem võimalusi. Nii et need ka veel tegelikult, et kui te natuke jälgite, kuna kõik maailmas on praegu nagu otsingute radadel, siis tasub alati lugeda, mida teised õpetajad teevad. Siis täpselt tänu sellisele otsingule, nagu ma seda tegin, jõudsin mina siis ühe bioloogiaõpetaja Piitini, kes on Walesis, kes peab oma blogi ja kes on loonud päris laheda materjali. Et ma tõlkisin selle ChatGPT abil ära. Ma panen korra selle lingi teile siia, te saate endale koopia teha, aga vot see oli just see õpilastega kasutamise pool, millest me väga palju võib-olla jälle ei räägi või oleme nagu ootel. Ja siin siis üks õpetaja, nähtavasti ka pigem selline, ütleme, tal on natuke suuremad õpilased, on siis loonud spetsiaalse materjali oma õpilastele, tehisintellekti soovitused õpilastele ja ta on Creative Commonsi litsentsiga, mis lubas seda siis ka tõlkida ja kui te vaatate, kuidas ta on üles ehitatud, et ta kõigepealt räägib siis sellest, mis see loov tehisintellekt üldse on ja tema õpetab ka õpilastele siis nende viipade loomist, et kuidas neid prompte või viipe luua, sest ega ka õpilased seda tihti ei tea. Ja mis tema on olnud selline hästi põhjalik, et ma siit lähen üle seda, teate, kuidas neid luua, aga ta on teinud nagu päris laheda tabeli näiteks.
ja see tabel on siis selline, et kus on siis kirjas, et kui tema juurde õpilane nagu tuleb ja küsib, et kas siin nagu tohib tehisintellekti kasutada või ei tohi, siis temal on nagu erinevad kategooriad, et üldse ei tohi kasutada või sa tohid teda kasutada sellises planeerimise etapis või on ta sul märkaja või on toimetaja või kirjutab mustandi või on ta kaasautor. Ja siis on nagu näidatud, et noh, millal siis ja kuidas ja mis on veel minu meelest huvitav, et ta alati ütleb, et näiteks võtame see, et näiteks, et märkaja, et AI võib aidata vigu märgata, õigekiri, grammatika, stiil, kuid ei tohi sisu täiendada ega uusi ideid pakkuda. Ja siis ta ütleb ka niimoodi, et kõik kasutused tuleb korrektselt viidata ja need tuleks kokku korjata, nii et kui mina hakkan hindama, siis ma näen, kuidas seda on tehtud, et ta nagu paneb õpilastele ka nagu selle ülesande, et jah, sa siin kasutad, aga ma tahan näha, mismoodi see on olnud. Ja siis, kui ma lähen siia allapoole, kui nüüd õpilane näiteks ei tea, et noh, et tal on näiteks vaja teha, tal on vaja lauseid ümber sõnastada. Noh, kirjutas mingisuguse näiteks, ma ei tea, labori seal analüüsi ja nüüd tal on tunne, et seda võiks ümber sõnastada ja õpetaja on talle näiteks öelnud, et vot siin võib olla AI märkaja ja kui ta siit tabelist vaatab, ma ei tohi kasutada, eks ole, sellepärast et märkamise staadiumis seal seda kasutada ei tohi. Nii et, aga kui on öeldud, see viimane on siis, et kaasautor, noh siis ma võin nagu kõike sellega teha. Aga et vot see on ka tegelikult, ma arvan, et me oma koolis peame ka ühel hetkel looma mingisuguse sellise, võib-olla veidi lihtsama süsteemi, aga et ei tekiks olukorda, kui õpilane tuleb, et õpetaja Katrin, kas ma tohin oma töös AI-d kasutada ja siis sul tuleb nagu pähe, eks ole, 100 ideed, mida ta võiks seal teha või mitte teha. Aga noh, sa ei jõua seda lahti selgitada ja enamasti siis see vastus on jah või ei, aga noh, see nagu ei pruugi üldse aidata. Mis sa arvad, Katrin, niisugusest tabelist oleks vaja või? No, ma arvan, et hetkel võib-olla veel ei ole, aga varsti on kindlasti vaja. Nii et ja vot siis on ka viitamine siin näiteks tal ära toodud ja siis on ta teinud sellise asja, et kuidas siis tema õpetab nagu seda, kui te sellest dokumendist koopia teete, siis te saate mängida, et me mängisime, et mis ainet sa õpetad ja mis tase ja millegipärast on tal riik sisse toodud ja siis ka see lugemistase, et noh, et kas ta on siis lihtsam või keerulisem ja põhimõtteliselt ma täidan siit ülevalt ära, ma praegu ei hakka muutma ja siis ta all muudab minu prompti ja ma saan selle prompti siis kopeerida oma juturobotisse. Et noh, näiteks ongi, et mingi õppimisel mäng 3 tõest ja 2 valet väidet, eks ole. Et on täidetud ja siis kopeerin ära. Lisaks sellele nagu aineeksperdist juhendajaks muutub, eks ole, tehisintellekt või kui mul on vaja näiteks õppima hakata ja tema on siia toonud ka siis näiteks refleksiooni osa, eneseanalüüsi. Et kui on vaja teha eneseanalüüsi, et siis kuidas seda teha. Nii et siin siis õpilasel jah, et aidata just seda promptide kirjutamist, eriti alguses, eks ole. Nii et noh, et hästi põhjalik töö, aga noh, hea näide siis ühest sellisest õpetajast, kes tegelikult jagab. Ja nii nagu ütlesin, esitluses saate pärast need lingid ilusti ka kätte. Siis vot, kui me seda koolitust ette valmistasime, siis noh, Katrin ütles, et no vaata, Ingrid, kas sa suudad mind üldse üllatada või ei suuda, eks ole. Ja siis, kui ma selle Canva mängu tõin, siis ta ütles, et voh, see on nüüd asi. No nii, ja siis me tegime ühe selle mängu ka, jah. Aga vaata, siin me ei ole veel vigu ära parandanud kõiki. Me tegime koodi, aga seal koodis olid mõned valed vastused. Ahah, nii, ma võtan korra, panen teile lihtsalt siia chatti selle lingi ka, aga mõte on siis selles, et tegelikult väga paljudel koolidel on Canva tasuline litsents, mis tähendab seda, et te saate Canvat kasutada nii, et tema hakkab teie ees siis programmeerima midagi. Et siin on näiteks, ma panen selle ka, siin on mul tehtud üks veebilehekülg, kus saate, siin on küll nüüd liitsõnad, siin on selline harjutamise asi, aga ma võtsin selle Canva korra lahti ka. Kui ei ole, siis haridusasutused saavad üsna lihtsalt, et kui on olemas see Canva AI ja siis ma valin siin selle Code for me variandi ja ütlengi niimoodi, et noh, et mulle tee mulle üks mäng, mis meenutab, ma ei tea, kabet ja kus saab harjutada, ma ei tea, mis seal keemiaste elementide tundmist või mis see on, mis need tähised on, mis on fee ja mis selle nimi oli? Sümbolid. Sümbol.
Kusjuures ma tegin ühe mängu seal tasakaalustamise kohta, ma tahtsin täna esitluse panna, ma ei leidnud enam üles seda linki, et nüüd ma pean vaatama. Aga ma lihtsalt näitan, kuidas ta nüüd töötab, eks ole. Põhimõtteliselt on nii, et näete, mina praegu programmeerin, aga samas ma võin minna vabalt, eks ole, kohvi jooma ja tema kirjutab mulle koodi ja mina saan siin kõrval aknas siis kogu aeg seda asja pärast kommenteerida, et ma lasen tal nagu toimetada. Ja vot see on nüüd see osa, mis nagu räägitakse, et programmeerijatel võib tööd vähemaks jääda, sest kui juba nagu sellised keskkonnad, et õpetaja, kui teil on nagu oma peas mingi selline idee mingisugusest mängust või asjast, mida te olete kogu aeg tahtnud teha, aga ei ole nagu saanud võib-olla siis ütleme oma programmeerimisoskuste tõttu võib-olla teha, siis näete, nüüd ta siis lõpetas ära, ja näed, nüüd on mul mingisugune mäng, mingi leiapaariliselt selline mäng, eks ole. Ja siis, kui mulle siin nüüd ei meeldi, ma tahtsin ikkagi midagi kabemoodi, siis ma saan talle kirjutada, et vot nüüd muuda seda. Ja siis ta teeb mulle järgmise versiooni ja järgmise versiooni. Ja siis pärast, kui see mäng on valmis, siis ma pean teda kuskil disainis kasutama. Võib-olla Katrin sai pannud selle, et use in a design, et näiteks mingis veebi nagu teed temast nagu veebilehe, et siis sa leiad oma projektide alt pärast ta üles. Et muidu ta jääb võib-olla natuke jääbki õhku rippuma. Et sellised asjad, et nagu keskkonnad, Canva, mis iseenesest on ju selline kujunduskeskkond, eks ole, on ka nagu tohutult seda tehisintellekti sisse toonud ja ka piltide pool on seal olemas, et mida nad toodavad. Kindlasti muidugi mitte, aga sinu need joonised olid ju ka Canvaga, Katrin, eks ole. Need pildid, mis me enne näitasime, need karvased elukad, mis olid nukleofiil ja elektrofiil, need olid ka tehtud Canvas ja Canvat ma tegelikult kasutan tõesti selliste visuaalide loomiseks, just kui seda asja ei ole olemas, lähen kirjeldan, aga selle mänguga on niimoodi, et ta alguses ta ei anna täiesti keemialaselt korrektselt, et ta jätab vigu, aga tegelikult on neid vigu väga lihtne parandada. Meil lihtsalt jätsime selle lingi, kus on parandamata ja ma enda seda ma proovin vaadata, kas ma leian ta kiiresti üles või ma ei leia. Surpa. Ja. Nii, ja siis oma koolis oleme me jõudnud nüüd selle juurde, et hakata tegema nagu selliseid isiklikke assistente või inglise keeles ka custom GPT. Ja neid saab siis kasutada õppes nagu hästi erineval viisil, et ma saan neid kasutada nagu, ütleme, ta on nagu mõte on siis selles, et ma olen endale juba nagu väikse valmis roboti valmis teinud, mis teeb just seda, mida ma tahan. Ja neid võimalusi on nagu tohutult, et ma panin siin ka näiteks õppe diferentseerimine, et kui teil on näiteks kaasava hariduse raames klassis laps, kelle puhul te teate, et ta vajab pidevalt abi, siis te saategi teha, et kui te sisestate sellesse kohta ülesande, siis see muudetakse kohe lihtsamaks, eks ole, või lisatakse mingeid lisaselgitusi ja nii edasi. Ja ma panin siia ka tegelikult ühe väga põneva video, see on küll inglise keeles, kuidas neid luua ChatGPT-ga gümnaasiumiastmes, üks loodusainete õpetaja, ja siis on veel hästi palju ideid. Aga panin siis näite, mõtlesin, et kuna meil on osad siin ChatGPT kasutajad, et kuidas nemad seda saavad teha, siis nendel on, eks ole, kui nad teevad ChatGPT lahti, lähevad seal, kus on need GPT-d, siis on seal mingeid valmis asju, mida te saate juba katsetada, aga te saate ka uue luua, kui tahate. Aga näiteks nüüd siin on nüüd Geminis, kutsutakse neid gemmideks nagu kalliskivideks. Ja siia ma panin ühe näite, et kuidas see asi siis on, et näiteks, et läksin sinna gemmide avastamisele ja tegin endale siis sellise gemmi, mis vastab minu kirjadele. Ja mõte on siis selles, et õpetajale tuleb tohutult igasuguseid ju kirju, millele peab kogu aeg vastama. Ja siis ma kirjutasingi nii, et mis see eesmärk on, et aitad mul kirjutada kirja, et kirjutad sõbralikult ja annad soovitusi ja kirjutad näiteks, ma ei tea, alati seal, kui teil on mingi konsultatsiooni aeg, panete selle ja siis on edaspidi niimoodi, et mina ainult sisestan vestlusse kirja. Ma ei ütle talle enam, et nüüd vasta kirjale, vaid mina lihtsalt sisestan, keegi kirjutas, miks ma 2 sain ja mina lihtsalt rõõmsalt selle kirja sisestan ja siis kirjutab mulle siis juturobot selle vastuse. Nii et see on ka hästi mugav, et mul on näiteks tehtud endale inglise keeles on tehtud, et ma olen ära kirjeldan, mida ma õpetan, sinna annab ka faile panna ja nii edasi. Et Katrin, kas sul sellega on custom GPT-dega, on sul mingi kogemus, oled sa teinud mõne assistendi endale? Ei, seda ma ei ole veel katsetanud, aga ma ei väida, et ma seda kunagi ei teeks. Aga tasub proovida, sest see teeb lihtsamaks, et siis ma ei vestle lihtsalt juturobotiga, mul ongi need tükid valmis tehtud erinevatele klassidele ja erinevatele probleemidele.
ja siis Misou, seda keskkonda, see on prantslaste tehtud. Ma tutvustasin tegelikult ka seal humanitaarainetele, aga kuna meil oli keemiaõpetajatega oli nii tore koolitus ja nad olid nagu valmis kohe, noh, ütleme kõike proovima, siis Anette Kipso, kes on meil ka keemiaõpetaja, tema oli teinud siis spetsiaalselt valmis mängu keemilise tasakaalu mõistmine või ütleme, see ei ole nagu mäng. Ütleme, kuidas me ütleme, kas see on nagu suuline eksam või mis asi see siis on? Jah, Katrin noogutab, jah. jah, et ta on pigem selline, et sa pead avama enda mõtet keemilise tasakaalu sisust. Just, ja, et tekib selline vestluse olukord ja siin on nüüd näha, ma panin teile tänaseks ühe käima ka, et te saaksite nagu proovida soovi korral ja vaadata, mida ta teile siis vastab. Ja vot siin on nüüd näha minul see nüüd, mis mul on lõpetatud sessioon, kus on siis olemas siis need, kes meil siis seal koolitusel tegid. Ta paneb isegi tegelikult hinded, aga noh, see ei ole nagu üldse oluline. Aga tegelikult ma saan nagu näha, et mida see laps nagu kirjutas. Et muidugi te ka kasutage hüüdnimesid, aga ma võtan ühe vestluse lahti ja vot siin on nüüd näha, et kuidas see vestlus siis toimub, et mida siis juturobot ütleb ja mida siis meie õpetaja ütles ja nii edasi. Nii et ta on jälle selline huvitav keskkond, mille kohta üks õpilane ütles, et tema kasutab seda ise õppimiseks. Et ta saab nagu ära kirjeldada ja jälle hästi lihtsalt. Ja nagu te siit slaidi pealt näete, ma panin lihtsalt otsingusse, et mis seal keemias või on tehtud ja sealt tuleb ikkagi hästi palju ka selliseid valmis asju, mida saab nagu vaadata ja kontrollida. Et seal muidugi jälle tekib see õigsuse ja kõige selle küsimus, eks ole. Aga iseenesest jälle õpetajale tuleb ta ühel või teisel viisil appi ja aitab tegutseda, ega kogu aeg ainult areneb. Nii, aga nüüd jälgin kella, siin aeg jookseb armutult ja läheme nüüd tagasi sinna Wooglepi, kuhu teie siis saite panna ka oma mõtteid, kuidas teie olete tehisintellekti kasutanud ja milliseid võtteid kasutanud. Nii et vaatame, Katrin, selle osa ka siit üle. Nii, lähen vist praegu kõige alla. Ja siis sa saad ka kommenteerida, et kas sul on olnud siis sama, et siin on reaktsioonivõrrandid, tõlkimine. Tõlkimisel ma olen teda kasutanud päris palju. Ja, aga seal on jälle see, et ta tegelikult eesti keele kontekstis me peame üle vaatama, et see mõte, eks ju, oleks korrektne. Ta ei kasutaks neid võõraid termineid, et õpilastele saaks anda need ainepõhised teadmised, et mida me kindlasti tahame, et nad annaksid. Ja reaktsioonivõrranditega on üks mõte, mis ma olen proovinud niimoodi, et kui mul on olnud kontrolltöö, et siis järeltöö ei saa olla samasugune, et tahan, et ta teeks teistsuguse, aga ta ikka väga jäljendab seda, mis ma olen teinud või kui ma ütlen, et loo võrrandeid ma pean väga ilusasti selgitama, kui ma tahan, et nad ei tuleks kõik ühesugused. Et kui ma ühe korra olin hooletus, ta tegelikult lõi nagu sarnaseid liiga palju, aga see ongi see, et kuidas ma ise küsin, eks ju, et anda hästi korrektne selgitus, et mida ma ootan sealt. Siis mõttekaardid. Mahuka materjali puhul mõttekaart, et võt tegelikult Notebook LM-i siin enne mainiti, et Notebook LM teeb päris ilusa mõttekaardi ka valmis. Oled proovinud? Kusjuures ma ei ole mõtteidee ega mõistekaart koostanud, et ma arvan, et võib-olla mõttekaardiga ta saaks hakkama, sest et ta peaks sealt neid mõisteid välja tooma, aga jah, seda ma ei ole proovinud. Oi, märkuste sõnastamine. Vot see on, eks ole, tore, et kui endal sulg ei jookse, siis aitab midagi ilusat kirjutada. Või siis, kui on, et sa tahad näiteks, et tahad anda õpilastel tagasisidet, aga et see ei oleks üks ühele, et siis selgitad veel natukene, et sellel õpilasel natukene selle nurga alt, et seda ta oskab üldiselt küll teha. Ja näed, seesama mõte on siin ka täiesti olemas, need analoogsed ülesanded järeltööl. Tundide ettevalmistamised, töölehed, viiteid tuleb lasta juurde, panna infomaterjali allikas, piltideks veel mitte, see võtab palju energiat. Et jah, kui juturobotiga vestelda, kas sina, Katrin, küsid talt, et lisa alati allikast, kus sa selle info võtsid?
no vaata näiteks, kui ma seda praktilist tööd valmistasin ja kui ma tahan tõesti päriselt teha, ehk ma tahan teada, kas selles pähklis on midagi ohtlikku või mitte, siis ma ei usalda teda, ma tahan näha allika ja ma ütlen tavaliselt, et ma ei taha lihtsalt mingisugust blogi, ma tahan kas teadusartiklit, et ma saaks tõesti järgi vaadata, et kas seda on öeldud, et ta on ohutu. Näiteks täna tegelikult seal pähkli see tuum, ta on söödav ja enne kui ma seda õpilastele väidan, ma tahan olla 100% kindel, eks ju, sest kui ma väidan valesti, siis pärast olen ju mina süüdi, kui ma seda valesti väidan. Nii et ma tõesti tahan neid allikaid, aga noh, eelkõige ma tahan mingisugust sellist teaduslikumat. Väga hea. Teisendamise ülesanded, tunnikavad ja töölehed, see on vist üsna tavapärane, eks ole? Ja tegelikult igasuguseid selliseid kokkuvõtteid, et kui sa annad näiteks enda tunnikava ette ja siis on vaja mingisugune pikemaajalisem kokkuvõte või sul on hästi palju neid, tahad sellist kiiret kokkuvõtet, et seda ta teeb üldiselt täitsa kenasti nende dokumentide pealt. Aga jah, alati, et loeme ühe korra veel üle, et oleks ikka kõik see, mida me päriselt tahame. Nii visuaalid, ideed, tekstide lühendamine, lihtsustamine oli ka juttu. Nii ja siis infot saan haridustehnoloogidelt, kolleegidelt. Vot see jagamine, see on nähtavasti hästi oluline, et te tegelikult ka õpetajate toas ja igal pool, kus vähegi on, jagate, mida te olete katsetanud. Nii, teie mõtted siin praegu otsas. Vaatan küsimusi ka, et nüüd on aega esitada küsimusi, aga mina tahan teile siin nüüd lõpus veel soovida. Sa, Katrin, ma annan sulle ka kohe sõna, mõtle, mis sa tahad kuulajatele soovida. Aga minu soov on see, et ärge kartke, et hüppake sinna vette ja ujuge ja proovige ja hoidke silmad lahti, et kui te nagu tänasest veebiseminarist võtate ühe väikse tüki, ühe väikse asja, no kas hakkate kas või mingit Facebooki gruppi jälgima või katsetate Canvas mingi mängu tegemist, siis see on nagu hästi oluline, et ärge oodake ja lootke, et see mööda läheb, et olge nagu sellised julged ja katsetamishimulised. Nii, Katrin, mida sina soovid? No mulle tundub, et ma soovitan seda, mille jaoks ma tavaliselt ise tehisintellektiga kasutan, et muutke enda tunde, rikastage enda tunde ja tehke nii, et teil oleks ka põnev. Et kui sa teed ainult töövihiku õpikuga, siis esimestel aastatel on väga okei, eks ju, sul on hea süsteem, aga kui sa annad juba aastakümneid seda keemiat, siis sa enam ei naudi seda ja su silm ei sära võib-olla nii palju ka alguses ja selle jaoks, et leida uusi ideid, et sa jääks enda sinna vanasse rutiini, selle jaoks ma arvan, on tehisintellekt väga hea vahend. Nii et uute ideede saamiseks ma kindlasti soovitan kasutada. Ja, et igav ei hakka meil kunagi. Just. Nii, aga suur tänu teile, et reede õhtul vastu pidasite. Soovime uusi ilusat nädalavahetust ja kõik läks hästi ja sellega me salvestamise lõpetame.